Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on 16. juuli õhtupoolik kolmapäev ja kuigi on juuli keskpaik, siis komisjoni istungid käivad täie hooga ka siin Brüsselis. Veel järgmine nädal toimuvad veel mõned üksikud asjad ja alles siis Euroopa Parlament läheb lühikesele suvepausile kuni augusti teise pooleni. Nii et meil siin käib veel päris aktiivne tegevus. Kuid mis on toimunud viimaste päevade jooksul? Sellest on rääkida nii mõndagi, mis peaks huvitama igat Eesti valijat, elanikku ja kõiki oponente. Kuna on toimunud selline komisjonide istungite nädal ja kõik komisjoni istungid toimuvad Brüsselis, erinevalt siis täiskogu istungitest, mis on Strasbourgis iga kuu ühel nädalal, siis kõik komisjoni istungid ja poliitgruppide kohtumised toimuvad siin Brüsselis Euroopa Parlamendis. Ja nii eile kui täna on toimunud siis rahvusvahelise kaubanduse ja väliskomisjoni istungid, kuna ma ise kuulun siis kahte komisjoni täisliikmena, just nimelt rahvusvaheline kaubandus ja siis väliskomisjon. Ja eile ehk teisipäeval oli kaks põhilist teemat, kus pidi aktiivselt osalema. Esiteks, eile hommikul oli küsimus sellest, et kuidas vähendada Euroopa sõltuvust kriitilistest muldmetallidest ja pooljuhtmetest ja kiipidest. Kuna nagu me kõik teame, tänapäeva tehnoloogia, mis areneb tohutu kiirusega, paraku ta areneb küll natukene Ameerika Ühendriikides ja Hiinas kiiremini kui Euroopas, sest Euroopa on ennast üle reguleerinud ja bürokratiseerinud. Aga sellest hoolimata, kui me tahame, et meie ettevõtlustööstus ja tehnoloogia areneksid ka Euroopas, siis küsimus on selles, et kus saada ressursse, sest kas meile meeldib või mitte, siis kõik inimesed, kes me kasutame mobiiltelefone, nutiseadmeid, tehnoloogilisi vahendeid, siis kõik nad koosnevad pooljuhtmetest, kiipidest ja nende ehitamiseks on vaja näiteks akusid, milleks on omakorda vaja muldmetalle, ehk see ressurss, mida on vaja tööstusel ja ettevõtlusel, on meeletu. Aga häda on selles, et väga suur osa ressursist on Hiina kontrolli all, kas Aasias või Aafrikas, mida kontrollivad ka seal hiinlased. Nii et eile hommikul siis peaaegu terve hommikupoolik rahvusvahelise kaubanduse komisjonis oli arutelu selle üle, et kuidas vähendada Euroopa sõltuvust. Ja ka häid lahendusi ausalt öeldes ei olegi, sest Euroopa Liit tervikuna on ennast pannud sõltuvusse totaalselt eelkõige Hiinast. Samal ajal tahetakse teha rohepööret, millega suureneb veelgi vajadus kõikide muldmetallide ja ressursside järele, sest rohepööre tähendab elektriautosid, elektriautod tähendavad palju akusid ja palju akusid tähendab seda, et näiteks meil on vaja tohutult koobaltit ja ka kolmandik maailma koobalti ressursist asub Kongos ja omakorda Kongot kontrollib Hiina. Ja kui Euroopa Liit tahab siis mingisugust ressurssi saada Aafrikast, siis hakatakse rääkima hoopis alguses inimõigustest ja naiste valimisõigusest ja demokraatiast ja vähemuste õigustest ja geiõigustest ja nii edasi, mille peale siis kõik kohalikud aafriklased või neegrikuningad ütlevad, et aga sõitke seenele oma toredate pakkumistega Euroopast, aga me teeme parem diili hiinlastega, kes ei sea mitte mingit tingimusi, vaid tahavad lihtsalt äri teha. Ja siis ongi Euroopa istub pool palli alt ja mõtleb, et kuidas teha rohepööret, aga ressursse meil selleks ei ole. Suhteliselt napakas olukord. Vähemalt Euroopa Komisjoni esindajad eile hommikul tunnistasid seda probleemi, et väga teravat probleemi, et meil on vaja sõltumatust, aga samal ajal sellist konkreetset lahendust väga nagu näha ei ole. Aga samas mingil määral on tunnetada sellist nagu poliitilise meelelaadi muutust. See muutus on alanud juba eelmise aasta eurovalimiste järgsest ajast, kui siis konservatiivsemad, parempoolsemad jõud tegid palju parema tulemuse eurovalimistel, mille tulemusel näiteks enam vasakpoolsetel mingit ülekaalu siin Euroopa Parlamendis ei ole. Ja see loomulikult annab ka sellist mõju kohe tunda poliitilises retoorikas ja valikutes, mida tehakse hääletustel siin parlamendis. Ja kui me vaatame ka Euroopa Komisjoni koosseisu, siis Ursula von der Leyen on küll sama, aga samas näiteks on mitmeid volinikke Euroopa Komisjonis, kes esindavad ikkagi mõistlikke erakondi liikmesriikidest. Näiteks Itaalia volinik on härra Fitto, Euroopa Komisjoni asepresident Giorgia Meloni konservatiivsest parteist ja tema ilmselgelt esindab sellist normaalset lähenemist sellele, et rohepööret ei saa teha praegusel kujul, see on suitsiid meie majandusele, see on suitsiid meie ettevõtjatele ja tarbijatele. Ja samamoodi on mitmed volinikke veel näiteks kas Ungarist, ka Poolast, kes on täiesti mõistlikud. Eestis ma parem ei räägi, kes on meie volinik. See selleks. Igastahes on tunnetada mingisugust muutust, aga see muutus on liiga aeglane ja liiga võib-olla vähe tuntav. Küll aga, kus oli tunda rohkem muutust, oli siis eilne pärastlõuna, samuti samas rahvusvahelise kaubanduse komisjoni istungil,
kui meie komisjoni istungil tuli külaliseks Taani välisminister härra Rasmussen rääkimaks siis Taani prioriteetidest, kuna selle aasta teisel poolaastal, siis, mis nüüd algas 1. juulist, on Euroopa Liidu eesistujamaaks Taani ja küsimuse all oligi just nimelt kaubandusküsimused, mis puudutab ka Euroopa Liidu suhtlust kolmandate riikidega, eelkõige arengumaadega, kuhu me maksame 100 miljoneid eurosid, olgu see humanitaarabi või demokraatia arendamine, jällegi naiste õigused ja vähemuste õigused, kõik see tore asi. Aga et millistel tingimustel Euroopa Liit saab ja tohib või peab üldse kulutama meie maksumaksja raha, mis on raskesti teenitud. Ja kui on midagigi, mis on muutunud võib-olla selle aasta ajaga, kui tihti ka ütleme, kas ajakirjanikud valijad küsivad, aga mida sa oled teinud parlamendil sead, et mis on siis muutunud, siis midagi õnneks on muutunud, et võib-olla igapäevaselt ütleme, tavainimene ei tunneta seda niimoodi, vaid tundubki asi väga halb ja ma olen ka nõus osaliselt sellega, siis võib-olla siin sees olles ma võin öelda küll, et ikka korralik nihe on toimunud ja ma toon selle ühe näite, kus on toimunud nihe. Nimelt varasemalt, kui me rääkisime illegaalsest immigratsioonist, siis Euroopa Liidu, Euroopa bürokraatide ja kõikide vasakpoolsete lähenemine oli see, et kes juba Euroopasse jõudnud on, see siia jääb. Vahet ei ole, et kas sa oled terrorismi taustaga, oled sa islami radikaal, tood sa kaasa veel 30 oma sugulast, sõpra, onu ja tädi ja lellepoega, aga kuna sa oled saanud Euroopasse, siis tuleb pakkuda sulle asüüli, tuleb anda sotsiaaltoetusi ja tuleb tagada sulle võimalik mugav äraelamine, muidugi Saksa, Rootsi ja Eesti maksumaksjate kulul. Ja see oli selline aastaid kestnud dogma, kuid tänaseks vähemalt eile komisjoni istungil sai selgeks, et see on muutunud päris radikaalselt. Nimelt Taani eesistumise ajal nüüd on jõutamas kokkuleppele, mille kohaselt Euroopa Liidu igasugune humanitaarabi kolmanda maailma riikidele saab olema tingimuslik ja otseselt seotud sellega, et kas see kolmanda maailma riik teeb koostööd Euroopa riikidega selleks, et võtta tagasi oma kodanikke, kes on tulnud illegaalselt Euroopa Liitu või mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki. Ja see on selline totaalne ideoloogiline muutus, mis on toimunud siin aasta aega. Ja see on väga positiivne. Kas see loomulikult parandab praegu kohe julgeolekut tänavatel siin Brüsselis või Berliini jõuluturgudel? Kahjuks mitte, kuna neid inimesi, kes on siia Euroopasse tulnud viimase 20 aasta jooksul, on liiga paganama palju. Ja on toimunud ikkagi väga selge radikaliseerumine, islamiseerumine, aga vähemalt mingigi muutus on toimunud aasta jooksul, mis annab lootust vähemalt Eestile või Lätile, Leedule ja Poolale, et ehk me ei jõua samasse olukorda, kuhu on jõudnud täna Rootsi ja Saksamaa ja Prantsusmaa, hoolimata sellest, et meil on võimul enda rahvast ja riiki vihkavad tegelased, kes pigem maksustavad meie ettevõtjaid surnuks, arestivad inimeste pangakontosid, kuna nad pole suutnud maksta üle jõu käivat automaksu, siis hoolimata sellest on meil lootust, et ehk me ei jõua vähemalt immigratsiooni küsimuses sellesse olukorda, kus täna on Brüssel, Berliin või Pariis. See on vähemalt lootus. Nii et see muutus, mis on toimunud siin aastaga Euroopa Liidus, et kui näiteks võtame mõne suvalise riigi nimega, ma ei tea, Kambodža või on selleks Angola, et kui selle riigi kodanik on jõudnud Euroopa Liitu illegaalselt, makstes inimkaubistadele, tahab siin levitada oma usku, oma religiooni, oma arusaamu, oma väärtustest, mis ei klapi väga euroopalike väärtustega, mis on selgelt kristlikud väärtused, siis kui meil on selle riigiga olemas mingid kaubanduskokkulepped, need riigid saavad eksporti näiteks oma tooted Euroopa Liidu turule, siis meil on võimalik takistada nende kaubanduseksporti Euroopa Liitu, kui nad ei võta oma seda kodanikku või kodanikke tagasi oma riiki. Väga selge meede, survestamaks neid riike, tegema koostööd ja võtma tagasi oma kodanikke, kes on illegaalselt üritanud tulla Euroopa Liitu. Väga lihtne. Selline asi veel 3 aastat tagasi, 5 aastat tagasi oleks olnud võimatu, vaid selle peale oleks sotsialistid ja liberaalid karjunud ja kriisanud, et mismoodi me rikume inimõigusi. Tänaseks õnneks on see juba võimalik, mis on positiivne, aga mitte loomulikult piisav. Ja lisaks sellele siis täna toimus, just ma praegu tulingi joostes koosolekult, mis käsitles meie eelseisvat missiooni, nimelt enne väikest suvepausi tuleb selle sama rahvusvahelise kaubanduse komisjoni lähetus Brasiiliasse. Nimelt ühe päeva olen Brasiilia pealinnas Brasilias ja ülejäänud 2 päeva Sao Paulos, kus on meil kohtumised, siis 3 päeva jooksul on kohtumised
erinevate ministritega, näiteks Brasiilia tööministriga, ettevõtlusministriga, kaubandusministriga, mis eelkõige käsitleb Brasiilia ja Euroopa Liidu kaubanduskoostööd, eelkõige Mercosuri, mis on olnud siis nii-öelda vabakaubandusleping, mille kohaselt oleks nulltariifid mõlemas suunas, millega Brasiilia tootjad saaksid oma kohvi ja soja ja veiseliha müüa kergemini Euroopa turule. Samal ajal siis Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid kergemini eksportida oma tooteid Brasiiliasse. Lisaks sellele on kohtumised siis ka Euroopa ettevõtjatega, kes tegutsevad Brasiilias ja samuti on kohtumine Mercedes juhtidega, kes juhivad siis Brasiilias tegutsevad Mercedes autotööstuse üksust ja samuti külastame ka seda autotööstust iseennast, et kui suur on siis Brasiilia turg ühele Euroopa suurimale autotootjale Mercedes-Benzile ja kuidas turu väljavaade praegu on näha. Pluss veel siis külastame ka maailma üht suurimat kaubandussadamat, mis asub Sao Paulo lähedal, kust käib väga suur maailmakaubandus läbi selle sadama. Nii et see on selline töölähetus meil tulemas, kus on esindatud siis kõikide poliitfraktsioonide esindajad. Mina esindan meie konservatiivide ja reformistide fraktsiooni. Seega saab olema väga töökad kiired 3 päeva täis topitud programmiga ja peale seda, kui ma siis tagasi jõuan Brasiiliast järgmise nädala neljapäeval, siis on pisikene paus enne augusti teist poolt, kui hakkab uuesti parlamendi rütm jälle pihta. Nii et need on olnud viimased päevad siin kiiresti komisjoni istungite tähe all. Rohkem nädala kokkuvõtteid või ülevaated siis Euroopa Parlamendist enne augusti lõppu või septembri algusest ei tule, sest enne seda ma siia Brüsselisse ei saabu lihtsalt. Aga kindlasti annan ülevaadet sellest, et kuidas on läinud kohtumised ja läbirääkimised ja arutelud Brasiilias siis nende ministritega ja nende ettevõtjatega, kes tegutsevad siit Euroopast Brasiilias. Olge tublid terved, ma loodan, et Eestisse on ka jõudnud normaalne soe suvi. Igastahes, kui me varem ei kohtu, siis juba nädala pärast võib-olla Brasiiliast ja kui mitte sealt, siis kindlasti juba hiljemalt septembris siit samast Euroopa Parlamendist ikka nädala ülevaatega, et meie valijad ja inimesed oleksid kursis sellega, mis siin majas tegelikult päriselt toimub ning mida teile tegelikult ERR-is või Delfis või Postimees ei räägita. Taas kohtume ning näeme taas.